Praegu räägin paari sõnaga receiverist. Ma olen seda küll varem teinud, aga nii-öelda mõne sõnaga mainin ära, enne kui mõnes teises videos läheme siis kõlarite juurde. Et ega siin midagi pikalt heietada ei ole, et hakkame asjaga pihta, et kiirelt paari sõnaga mainiks ära põhiasjad, et mida siis vaadata, kui lähete receiverit ostma. Esimene asi, kõige tähtsam asi on see, et ostate receiveri, kus on teile sobivad ühendused. HDMI-d, kui mitu neid vaja on, optilised sisendid, mingid Bluetooth ühendused, analoogsed RCA sisendid, kõik sellised asjad vaadake üle. Et millised teil vaja on, kui mitu neid vaja on, see on kõige tähtsam asi. Siis saate ilusti kõik oma seadmed sinna külge ühendada. Võimsust, ärge vaadake, mida kõik vaatavad, et ta on 5x100 vatti või 5x150 vatti või mingit sellist asja, siis seda ei tasu vaadata. Kui receiver maksab seal 300 või 500 eurot, siis sellel ei ole mingit tähtsust. Nad on üsna sarnased. Jah, sisemistes komponentides on erinevusi, aga see, mis sinna receiveri peale võimsuseks on märgitud, ei ole tegelikult tähtis. Nad on üsna ühes augus. Et pigem tasub vaadata, kuidas sinna sobitada kõlarit külge, et see asi hakkaks hästi tööle. Siis, mitu kõlarit te tahate külge ühendada? Kas tahate tegelikult teha nii-öelda ainult 2 kõlariga varianti oma receiveri külge, et stereona, siis teil pole tähtis üldse palju lisaks saab kõlarid ühendada, või tahate ikkagi kodukino teha, nii-öelda ruumilist, taha panna kõlarid, siis läheb rohkem kõlarid ühendusi vaja, peate vaatama, mitu neid on, näiteks tavaline 5.1 või tahate teha seal 7.1 või lausa lakke Atmosega, mingi 7.2.4 süsteemi, no see receiver küll on väga kallis, aga põhimõtteliselt, et vaatate selle asja ka üle, et mitu kõlarit saab järgi ühendada. Või tahate näiteks kõrvalruumi teha ka, muusikat lasta või pilti lasta, siis ka osad kanalid, mis receiveril on, lihtsalt rakenduvad ära sinna kõrvalruumi. Et selliseid asju tasub ka tähele panna, kui teil sellised plaanid, soovid on. Selle nimi on muidugi zone ehk tsoonid. Et tsoonidega receiverid. Enamikel on ka mingid tüüpid tsoonid peal, et sellist huvi on, siis ka seda tasub tähele panna. Ja võib-olla veel mingid, mida ma siin ei märkinud ära, et mingid telefonis pult ja asjad, need on enamikel vist tänapäeval olemas, aga ma arvan, võib-olla mõnel ka ei ole. Et vaadake, lugege spetsifikatsioone, suurust, kindlasti vaadake receiveri suurust. Kui te pole varem vaadanud receiverite suurust, siis kindlasti vaadake reaalselt üle või vaadake siis internetis mõõdud järgi ja mõõtke joonlauaga, mõõdulindiga, et kui suur see tegelikult on, kas see kuhugi ka teile ära mahub panna. Et paljudele tuleb see suurus üllatuseks. Nad on päris kobakad asjad. Et kindlasti mahutamine, et ta mahuks ära ja jääks ka sinna õhku ümber, et õhk saaks liikuda, et ta ei kuumeneks üle. Kas on oluline, kas ta on nüüd see 300 eurot, 500 eurot, 600 eurot? Jah, eks ta on. Kallim ikka natuke mängib paremini, aga ma ütleks, et ikkagi kõige olulisem on see, et te olete ostnud sellise receiveri, millel on teile sobivad ühendused. Eeldatavasti kõigil need tegelikult on olemas, aga tasub üle vaadata. Lugeda, mis on kirjas, vaadata neid füüsiliselt, siis on kindel, et teil on olemas just õige receiver, selline nagu te osta tahtsite. Helis paraku tuleb teha mõningad järeleandmised. Ta ei ole kõige parem, ta alati nüüd loogiline, kallim on parem nii-öelda. Receiverite puhul see paraku nii on, aga kui te ostate sinna erinevaid kõlareid juurde ja sobitate nad mõistlikult oma receiveriga ja reguleerite ilusti ära, siis tegelikult hakkab see kõik hästi tööle ja te saate päris ägeda kinoelamuse kodus. Receiver on siis see, kuhu te need seadmed saate ühendada ja te peate nagu jälgima, et ühendate alati õiged kõlarid õigesse kohta sellele receiveril. Et näiteks teil on 2 kõlarit, siis ühendate nad esikõlarite ühendustesse, teil on surround kõlarid, need käivad surroundi ehk siis tagakõlarite ühendustesse, keskkõlar käib keskkõlarisse ja nii edasi, et näiteks ei sõltu see sellest, et kus kohas need ruumis asuvad,
Receiver ei saa sellest aru. Receiver teab, et kui te panete esikõlarid, kaks kõlarit, panete esikõlarid ühendusse, siis need ongi tema jaoks nii-öelda esikõlarid. Need kas on tal ees, taga või külje peal, seda receiver tegelikult ju ei tea. Et selle loogikaga katsuge siis kõik need asjad õieti ära ühendada. Ühendused peavad ikka olema õiged. Nii nagu on loogiline. Mitte see, kus need ruumis teil asuvad. Te võite nad paigaldada valesse kohta, aga receiver ju seda ei tea. Et selle ühendamisel järgige. Ja samuti muude asjadega. Et katsuge ühendada õigesse kohta kõik asjad. Minu arvates seal on väga raske eksida, aga juhtub seda ja ühendada kindlasti välja lülitatud olekus. Et ei tekiki mingit lühist, et mingit sädet ei tekiks sinna vahele ja teil näiteks see HDMI ei lakkaks töötamast. Lihtsalt, et teil tekib mingisugune HDMI boardil tekib mingi rike ja ongi kõik, läheb remonti. Et alati ühendage kõiki asju välja lülitatud olekus. Sellised lihtsad elementaarsed nõuanded, et ma arvan, et kõik neid muidugi järgivad, aga tasub alati üle korrata. Siis mõelge, kuhu te juhtmed veate, kuidas neid vedada, sellised asjad. Vaadake need ka üle. Et need on niisugused nipet-näpet asjad, mida tasub panna tähele, kui lähete receiverit ostma ja muidugi ka kõlarid. Kõlaritest aga järgmine kord. Kõike head, järgmise korrani.